Tervist, tervist kõigile. Nii, august 2026 ja teie, kes te pikemat aega juba kanalil olete, siis võib-olla imestate, miks me Mailaga ei ole teinud videot. Teate, see kuu vist jääbki ära, vaatame, kas me jõuame või ei jõua. Lihtsalt on nii kiired ajad olnud. Vot niimoodi, aga eh, ikkagi soovitan minna siis ka Maila müstiline maailm, vist äkki oli see kanal, minge hüppake sinna, Maila tegi seal prognoosid kaartidega ja mina teen siis numeroloogilise. aga kui see kuu me ei jõua, siis teeme järgmine kuu. elu on selline tempokas ja, aga vaatame siis augustit ja teate, täna ma teen nõksu teistmoodi, mõtlesin üle pika aja. mul on hästi vahvaid koostööpartnereid. kui sa nüüd ei jõua seda kohta kuulata, siis ära lihtsalt kuula. aga mul on hästi lahe koostööpartner, selline. Otsin on kaardipakk ja Riine, issand, oota, ma nüüd vaatan, kuidas ma saan seda. Riine.ee kaudu saab selle kaardipaki endale soetada ja siis seda saate siis sooduskoodiga numbrite keel. Ja ma kasutan täna siis iga grupi juures siis siit kaardipakist, vaadake, kui kihvtid nad on suht suured, aga libisevad väga hästi. Ja iga grupi juures siis ma võtan siit ühe kaardi, vaatame, mis, teeme täna natukene teistmoodi. täna tuleb üldse natukene teistsugune prognoos, sellepärast et nüüd on algamas ahvikuu energiaga kuu tänasest päevast. vot, selle paki võtan siit ühe sõnumi teile. Siis on koostööpartneriks numbrite keele nime alt sooduskoodiga siis mis see siis oli, taroakadeemia.ee. selline, täna ma siis võtan siit, issand, ma pean siia vist tulema. võtan siit siis ühe kaardi igale grupile ja tegelikult siis selle taroakadeemia.ee, kui te sinna lähete soetama, siis mul ei ole seda teist kaardipakki, aga siin on hästi lahedad spikrid algajatele. siin on sellised. nii nagu ma olen enne rääkinud teile, et ma lugesin tarokaarte väga hästi enne numeroloogiat, siis tuli astroloogia, siis tuli numeroloogia ja tuleb aeg, kui ma hakkan neid kõiki ühendama, aga ma jään ikkagi numeroloogia juurde. nii, siis siit ja muidugi ma ei saa, kusjuures jah, Taro Akadeemias on samamoodi siis komplekt 2 kaardipakki, siis see ja siis on teine pakk ka veel lisaks ja pluss on siis kalender. siis te saate soetada, minu meelest oli isegi peaaegu 30 eurot oli allahindlus, numbrite keelt kasutage siis. ja siis, oih, muidugi minu enda kaardipakikene, inglikaardid, karp on lahti. ja võtan siit igale grupile siis sellise sõnumi, hästi armsad nunnud, mõnusalt libisevad käe all, nagu mega mõnusad kaardid. ja saladuskatte all ütlen siis, on nüüd uus kaardipakk, läheb kohe-kohe trükki ja sellest saate siis ka rohkem teada, see on siis täiskasvanute kohta 1-31-ni ja seal on siis tulevad kahepoolsed kaardid. kui siin on siis ühepoolne ainult see inglise sõnum, siis need on kahepoolsed, need tulevad nõksu suuremad kaardid, heleroosad ja seal on siis niimoodi, et see kaardipakk on selles osas hea, et kui sa lähed kuhugi või mida iganes, saad seda kaasas kanda. seltskonnas saab kasutada arvatavasti, no mõelge välja igasuguseid asju, kuidas te seda kasutada saate, aga mõte on siis selles, et kui sa seltskonnas saad tuttavaks kellegagi, küsi tema siis sünnipäev, ainult sünnipäev ja selle järgi sa saad siis teada, kaardipakki ühel pool on siis kirjeldus, selle inimese kirjeldus, teisel pool on siis tema tugevused, nõrkused ja siis ka väike viide ja afirmatsioon ka siis talle. hästi huvitav ja samas minu jaoks siis huvitav, ma olin hästi eufoorias, kui ma selle välja nuputasin ja samas siis see kaart on selline, näiteks minu puhul siis näide, ma olen sündinud 16 päev, siis mina sisaldan siis see minu ainult see sünnipäev sisaldab siis ka number 1 ja number 6. siis kui sa selle kaardipaki saad, siis otsi enda kaart välja ja siis, kui sa oled sündinud näiteks 29 kogemata, ma tean, teid on palju, siis sina vaata siis 29, siis vaata 2 ja 9, siis liida see kokku, see tuleb 11 ja siis vaata 11 ka ära. vot, nii ongi, siis sa saad jälle topelt 2, nii et sul on siis topelt 2 energia.
nii palju siis sissejuhatuseks. Ja lähme, mul on väga palju teile infot täna, mega palju ja muidugi on see kõik valmis mulle niimoodi pandud, et ma hakkan väga paljusid ka maha lugema, midagi juurde lisama. iga grupi juures siis ma võtan siit sellest riine.ee pakist ühe kaardi, siis võtan oma ingli sõnumitest ühe ja siis võtan ka tarokaardid Taro Akadeemia kaartidest. nagu väga huvitav. seekord ma otsustasin niimoodi, seepärast et august on hästi huvitav kuu. no kõik kuud on huvitavad, aga nüüd on üldse elektrit nii palju õhus. ma tulen veel tegema siia hästi palju huvitavaid videoid selles kuus, kiireks läheb küll, aga mis siis nüüd astroloogias, numeroloogias kõiki mind mõjutab. ja nii ongi. okei, bye, Ehveli. ja ehk siis augustikuu 2026 on siis tuleahvi kuu algusega siis ajavahemik siis 7. august kuni 7. september 2026 ootab meid ees siis tuleahvi kuu ja selline kuu saabub kord 10 aasta jooksul. ja ahvikuu kordub küll igal aastal, kuid tuleahvikuu oli viimati siis 2016 aasta augustis. ja see on nii huvitav, vaadake nüüd langeb kokku siis tulihobuse aasta ja siis tuleahvikuu. et igaüks tunneb siis seda. ja see on aeg, mil energiad muutuvad eriti kiireks, intensiivseks, ehk siis see algas juba siis täna. võib-olla keegi on juba tundnud sellist tohutut kiirust, kommenteeri siia alla. ja need lähevad siis resonantsi 2026 aasta tuleenergiaga, sest Hiina kalendri järgi on käimas tulehobuse aasta, nii nagu ma ütlesin, ja ka astroloogilises plaanis rõhutatakse sel perioodil tuleelementi. Saturn asub jääras ja Jupiter lõvis ja väga paljud sellised vaimse teekonnal olevad inimesed on rääkinud nüüd lõviportaalist. ja seetõttu siis võib august kujuneda väga dünaamiliseks kuuks, mil sündmused arenevad tavapäraselt kiiremini. ja 2026 aasta augustit võib siis vaadelda kui üht kümnendi märgilist pöördepunkti ja eelmine tuleahvikuu oli siis 2016 august. ja enne seda oli siis 1996 ja 1556 aasta augustis. ja mõned ajaperioodid toimivad justkui ajaloo kiirenduspunktidena. see ei tähenda tingimata, et kohe peavad aset leidma suured ülemaailmsed sündmused. pigem võivad just sellistel perioodidel alguse saada protsessid, mille tegelik mõju muutub nähtavaks alles hiljem. ja augustis toimub ka 2 varjutust, ehk siis esimene 12. augustil lõvimärgis ja teine kuu varjutus 28. augustil kalade märgis. ja lisaks seostatakse 8. augustit niinimetatud lõviväravatega. ja annan endast parima, et teha just nende kuupäevade kohta siis ehk siis homme ja 12. august ja 28. august sellised videod, kus ma siis räägin sodiaagimärkide kohta, et kuidas need siis mõjutavad ja siis ühendan seal astroloogiat ja siis ka numeroloogiat. vaatame, kuidas läheb, kas jõuab. nii et kui sa nüüd ei ole veel tellinud kanalit, siis nüüd on sul hea aeg seda teha. ja kõik see võimendab siis sümboolselt augusti tuleenergiat, et eelmisel tuleahvikuul 2016 aasta augustis kiirenes märgatavalt digitaalne areng, elutempo muutus kiiremaks, tehnoloogia hakkas veel tugevamalt igapäevaellu jõudma. võib-olla keegi mäletab teist, et mis sinu elus toimus, siis kirjuta siia kommentaaridesse. ja suurenes siis ka huvi tehisintellekti vastu. ja samal ajal siis arenes kiiresti ka SpaceXi kosmoseprogramm ja see on vist äkki siis 11. Space 11 kosmoseprogramm. ma ei ole selles asjatundja, ma lihtsalt kogusin infot kokku. ja see, mis toona siis tundus tulevikutehnoloogiana, on 10 aastat hiljem muutunud palju tavapärasemaks. ehk siis 2026 aasta august ei korda 2016 aastat üks-ühele ja seda võib pigem näha järgmise ringina samal spiraalil. kui 10 aastat tagasi külvati mõni seeme, siis nüüd võivad ilmneda selle tulemused. seetõttu tasub siis meenutada ka siis 2016, et mis teil siis toimus. et mis toimus konkreetselt sinu elus ja kui soovid, siis muidugi jaga seda siin. aga kas algas või lõppes mõni oluline suhe näiteks? kas sa kolisid, vahetasid töökohta, sündis laps, toimus oluline reis või langetasid otsuse, mis mõjutas järgmisi aastaid?
Ma proovisin ise ka meenutada, mis mul siis toimus. Aga ma ei nuputa välja. Nii ja tuleahvi kuud seostatakse sageli pöördeliste sündmustega. See võib tuua kolimise, töövahetuse, ootamatu tutvuse või täieliku uue elutapi alguse. Ja nüüd 10 aastat hiljem tulevad sarnased energiat sümboolselt uuesti esile ning justkui küsivad, mida oled vahepeal õppinud. Kui juuli oli rohkem sisekaemuse, mõtlemise ümberhindamise aeg, siis august tahab tegutsemist. Ja august muudab mängureegleid. Tempo kiireneb, meie ellu võivad ilmuda uued inimesed, pakkumised, võimalused ja mõni neist võib avada täiesti uue tee. Ja tuleahvi energia üks olulisi omadusi on paindlikkus. Ja ahvi peetakse Hiina kalendris leidlikuks, intelligentseks ja ettevõtlikuks sümboliks. Ta ei liigu alati mööda ette antud rada, vaid otsib alternatiive ning kohaneb kiiresti muutunud olukorraga. Seetõttu võib august tuua üllatusi. See, mis tundus eile võimatu, võib homme olla täiesti reaalne. Ajad on väga kiired praegu. Ja samal ajal võivad hoolikalt koostatud plaanid mõne tunni jooksul muutuda. Ja augusti üks peamisi õppitunde on mitte võidelda iga muutuse vastu, vaid õppida olukorraga kaasa liikuma. Ja kiirusest saab omakorda või omamoodi siis uus valuuta. Ja eelis ei pruugi olla kõige kogenumal, tugevamal ega rikkamal inimesel, vaid sellel, kes märkab võimalust õigel hetkel ja julgeb sellele reageerida. Samas tuleb eristada kiirust ja kiirustamist. Ahv on küll liikuv, kuid tema hüpped ei ole juhuslikud. Kiire tegutsemine ei tähenda kaootilist tegutsemist. Oluline on osata otsustada ilma lõputut kõhklemata, kuid mitte kaotada selget mõistust. Ja august soosib õppimist, analüüsi, intellektuaalset tööd, uurimist, suhtlemist ja avalikku tegevust. Ma tean, et väga paljud nüüd mõtlevad selle täiendõppe peale ja ma ei saa mitte ütlemata sellist asja siin selle koha peal, et soovitan vaadata Kati Torimi leheküljele. Kui ma nüüd ei eksi, ongi katitorim.ee ja ma olen ise nüüd lõpetanud mentori kursuse. Ma pole päris nüüd lõpetanud, ma olen nüüd valmis mentor. Aga sinna mentorlusse nüüd tuleb 3. lend. Sinna on kohti. Nii et minge vaadake. See ei ole maksustatud reklaam ja sinna ei ole sooduskoodi numbrite keel, kuigi ma võiksin seda äkki küsida, äkki saab. Ja Katil on ka erinevaid AI koolitusi. Nii, ja informatsioon võib muutuda väärtuslikuks kapitaliks siis sellel augustikuul. Uued teadmised, kogemused ja tutvused võivad anda kasu juba üsna kiiresti. Samal ajal kontrollib august meie paindlikkust. Mida tugevamalt püüame kõike kontrollida, seda rohkem võib elu näidata, et kõike pole võimalik ette planeerida. Vahel tuleb lubada elul endal näidata uut teed. Tuleelement võimendab kõike. Kui inimeses on inspiratsiooni, võib seda olla veel rohkem. Kui temas on hirmu, võib ka hirm muutuda tugevamaks. Seetõttu võivad paljud kogeda sisemist vastuolu. Üks osa ütleb proovi, teine aga ära riski. Ja sageli sünnivad just sellistel hetkedel kõige olulisemad otsused. Ja august võib tuua ka ootamatuid kohtumisi, telefonikõnesid, kutseid ja pakkumisi. Ja need võivad esmapilgul tunduda juhuslikud, kuid hiljem osutuda oluliseks, nii et pange tähele. Ja peamine küsimus on, kas julged muuta oma senist marsruuti, kui elu näitab sulle huvitavamat teed. See on see koht, kus tuleb lihtsalt vaadata sinna hirmu taha, et mis seal on. Tuleahvi energia ei soosi inertsist elamist. Kui vana tee enam ei tööta, tasub endalt küsida, miks sa seda mööda ikka edasi liigud. Ja mõnikord algab oluline muutus just hetkest, mil inimene julgeb minna suunas, kuhu ta varem ei söandanud isegi vaadata. Ehk siis, kui sina oled nüüd täiskasvanud inimene siin mõelnud, et võiks täiesti kurssi muuta, siis tee seda. Ja august on ka aasta teise poole oluline teelahk. Aasta lõpuni pole enam palju aega ning praegu tehtavad otsused võivad tugevalt mõjutada seda, milliseks kujuneb 2026 aasta lõpp. Ja selle kõige taustal joonistub numeroloogilises prognoosis välja veel üks oluline muster. Ja august võib jagada inimesed siis 3 suuremasse rühma. Ühed tunnevad tugevat kiirenemist, tekivad võimalused, õiged inimesed ja rohkem energiat. Teised kogevad segaperioodi, mõnes valdkonnas läheb hästi, teises tuleb rohkem pingutada. Ja kolmandad võivad tunda, nagu hakkaks mitu eluvaldkonda korraga murenema. Just selles kolmandas rühmas võib aga peituda kõige suurem muutumise võimalus. Ja keerulisem periood ei tähenda tingimata halba saatust.
ja numeroloogilises tõlgenduses võib see tähendada, et mingi eluosa vajab lõpuks ausat ümberhindamist. Seda isegi mitte niivõrd numeroloogilises, aga üleüldse. Nüüd oleks võib-olla vaja teha see kannapööre. Nii, ja vaatame siis gruppide järgi, et millisel grupil kuidas siis läheb ja siis võtan lisaks ka numbrid. Mitte numbrid, kaardid, vabandust. Ma olen nii numbrite maailmas kogu aeg. Ja kasvata siis ainult sünnipäeva. Et vaatan ainult sünnipäeva järgi. Nii nagu ma ütlesin, minu näite puhul ma olen 16, liidan kokku, see on 7. Ja ma räägin siis gruppidest 1-9. Ja kui sa oled näiteks sündinud seal 29, siis sa liidad kokku, siis sa saad 11. 11 veel omakorda kokku on siis 2. Ja info on väga üldine. Võta siit endale see, mis sind kõnetab. Ja pane muidugi kommentaaridesse, et kuidas tundub. Grupp number 1. Ja siis ma ütlesin, ma võtan lisaks siis neid kaarte ka. Ma pean vahepeal siis vaatama, kuidas te näete seda, neid kaarte. Okei, grupp number 1, kes on siis sündinud 1., 10., 19., 28. Ja ühe energia seostub siis selles süsteemis päikseenergiaga. Ja augusti Saturni energia võib sellele mõjuda piiravalt ning seepärast võib kuu tunduda tavapärasest aeglasem või raske. Ja see ei tähenda tingimata, et kõik läheks halvasti. Pigem on august ühtedele aeg, mil elu sunnib peatuma ja ausalt vaatama, mis enam ei tööta. Suhetes võivad vanad probleemid muutuda väga nähtavaks. Võid märgata, et oled mõnest suhtest juba sisemiselt välja kasvanud, kuigi väliselt pole midagi veel muutunud. Ja tasub endalt küsida, kui saaksin sellest suhtest ilma hirmu ja tagajärgedeta lahkuda, kas tahaksin jääda. Ja ma ei mõtle ainult paarisuhet, ma mõtlen ükskõik mis suhet. Et ka töösuhtes, sõpradega ja nii edasi. Ja kui su vastus on ei, siis ütleb see juba väga palju. Ja august ei nõua tingimata järske otsuseid, kuid nõuab ausust. Tervise suhtes on aeglasem energia sunnib keha rohkem siis kuulama. Kui oled liiga kaua väsimust, stressi või enda vajadusi eiranud, siis tasub nüüd tempot vähendada. Ja ühtede suurim oht on pingutada jõuga edasi isegi siis, kui keha või meel küsib puhkust. Kas on nii või? Ja töös võib tekkida tunne, nagu oleks ees sein. Ja projektid võivad liikuda aeglasemalt ning lahendused ei pruugi tulla kohe. Samas annab just selline paus võimaluse küsida, kas praegune töö või tegevussuund on üldse see, mida sa tahaksid jätkata. Ja mõni grupis number 1 võib mõista, et on oma praegusest tööst juba sisemiselt välja kasvanud. Ja rahaga tasub olla pigem konservatiivne ja august ei ole parim aeg tõestada enda riskantsete või emotsionaalsete otsustega. Ja vaata üle olemasolev süsteem, kulud ja eesmärgid. Ja augusti sõnum siis teile on see, et ära otsi süüdlast. Vaata ausalt, millest oled välja kasvanud. Võt nii, grupp number 1. Ja vaatame siis teile, mis kaardid näitavad. Oi, kui huvitav on ju. Minul on küll räigelt huvitav, täitsa essad korda. Ja võtaksin siis inglite numbritest ühe kaardi teile. Ja inglite kaartidega on siis see lugu, et neid saab tellida Maris Rom Fletcheri kaudu. Ja ma panen tema kontaktid siis siia kirjeldusse, panen tema meili siia. Ma lihtsalt ei mäleta tema meili peast, et kirjutage talle ja siis tema kaudu saate tellida. Ja siis, kui tulevad vestlusõhtud ja muud sellised üritused, siis ma võtan kaardipakid ka kaasa, siis saate seal vestlusõhtutel neid endale võtta. Nii et sügisel hakkavad vestlusõhtute tuurid pihta. Nii, aga grupp number 1, mõtlen teie peale. Vaatan. Hopsti, muutus. Vaatame siin, vaata kui hästi sa näed seda. Ja ma loen sulle ette. Ja ma loodan, et sa nägid, panid pausi peale. Ja see 5-5-5 viitab siis muutusele. Julgustus, toetus, takistus, võitlus, kutsumus, ümberkujundamine, loominguline töö. Sa oled tõusmas järgmisele tasemele. Alguses ei pruugi see tunduda hea, kuid see valmistab sind ette suuremateks asjadeks sinu elus, kõrgemaks hüvanguks. See on see, mida oled otsinud. Miks ja mida oled otsinud? Mine sellest läbi. Ja finišijoonel ootab sind tasu. Vau, eriti vinge. Nii, see oli teile.
ja võib-olla sa oled viimasel ajal näinudki number 5 väga palju. 5 viitavad hästi palju suhtlemisele ka. Ja siis on sinu rahamaailm selline pakikene ja riine.ee tema kaudu saab, kui paned numbrite keele sinna otsingust, mitte otsingusse, soodustuse koha peale, siis sealt, kui ma nüüd ei eksi, siis tuleb selline asi, et Riine teeb koolituse, kuidas neid kaarte kasutada. Mina nüüd ei kasuta päris nii, kui Riine mind välja koolitas, aga ma teen täna natuke teistmoodi. Ma võtan teile siit ühe kaardi. Mulle väga meeldivad need kaardid. Nii, ma loodan, et te näete. Investeerimine. Raha ei kogune seistes, ta vajab investeerimist, paigutamist ja kasvatamist. Kuhu sina oma raha investeerid või paigutad? Küsimus sulle. Võtak. Jaa. Ja võtame siis grupp number 1 ka raha kaardi tarodest. Ma ei ole veel väga spetsialiseerunud nende kaartide peale, aga minu meelest on nad väga mõnusad käte all või käes, käte all, ma ei teagi, kuidas ütelda. Ja näitan ka seda pakki veel, et jälle numbrite keele seda sooduskoodi, kui te kasutate. Ja siis taroakadeemia.ee, siis seal on komplekt see kaardipakk ja siis veel üks kaardipakk ja siis on kalender. Ja hästi huvitav on see, et ja vaadake ka, käis Taro Akadeemias mul üks külaline, podcast on see, et vaadake, mida ta siis seal räägib sellest. Nii, võtame teile siit ühe kaardi. Ahah, hopsti, väga vinge, väga vinge. Jaa, see ootamatu saatuse kingitus aitab paigal istumisest, aega on suunda valida ja teele asuda. Head kavatsused ja muutused paremuse suunas. Kas te saate aru, kuidas teil kõik asjad nagu viitavad ühte kapsaaeda praegu, jah? Ja see kaart siis maag viitab siis õnn, vedamine, kasvamine, suurenemine, lisandumine ja paljunemine. Nagu mega. Palju õnne. Grupp number 1, kommenteerige ka siia, kuidas teil see vorm meeldib. Ja mulle väga meeldib. Kusjuures tahan teile veel ütelda ühte asja. Oodake. Ma kohe teen ühe. Jaa, ma käisin ühte raamatut toomas, ehk siis mul on kohe vaja teile veel meenutada, et Million Mindset, selline raamatupood, siis seal on samamoodi numbrite keele sooduskood. Kasutage seda ära ja –10%. Ja see on kogu aeg aktiivne. Ehk siis minu üks lemmikraamatuid, mida ma viimaks nüüd läbi lugesin, väga vinge raamat. Ma toon igale grupile, näitan seda ja igastahes ma pole kunagi nii mõnusat jutustavat raamatut lugenud, kuidas lihtsalt raha räägib sinuga. See ei ole mingisugune, teate, selline, ma olen enne lugenud ka palju raharaamatuid, aga see on üks selline väga võimas, kuidas, ma ei tea, ma soovitan. See on nii vinge raamat. Vot, et kuidas selles suhtes raha räägib sinuga nagu hästi jutustavalt ja hästi hellalt. Nii, aitäh, grupp number 1. Nii, lähme grupp number 2 juurde. Ja teie, kes te olete sündinud siis 2., 11., 20., 29. päeval ja kahtedele on siis suhted loomupäraselt väga tähtsad ning just selles valdkonnas võib august tuua kõige rohkem õppimist. See võib olla tugev transformatsioonikuu. Ja suhetes siis emotsioonid võivad kõikuda, võid hakata rohkem analüüsima, kes mida ütles, kes mida tegemata jättis ja kes milles süüdi on. Selle asemel tasub küsida, mida mina selles suhtes tegelikult tahan. Kui suhe võtab järjepidevalt ära rahu, eneseväärikuse ja energia, tuleb sellele ausalt otsa vaadata. Ja august võib sundida kahtesid lõpetama olukorra, mida nad on liiga kaua emotsionaalselt üleval hoidnud. Ma loodan, et kõik asjad lahenevad teil. Ja tervis vajab teadlikku tähelepanu, eriti oluline on puhkus, uni, liikumine, regulaarne toitumine. Emotsionaalne seisund võib mõjutada keha rohkem kui tavaliselt. Seega on oluline mitte ennast pidevalt tühjaks kulutada. Ja töö suhtes siis töömotivatsioon võib kõikuda koos emotsioonidega. Suht loogiline. Ja ühel päeval tundub, et jõuad kõigega hakkama saada, teisel päeval tahaksid kõigest eemalduda. Ja ära tee emotsionaalselt halval päeval lõplikke tööalasid otsuseid. Ja rahaasjades võib ebastabiilsus tulla eelkõige sellest, et emotsioonid juhivad otsuseid. Väldi impulsiivset kulutamist ja otsuseid, mille eesmärk on lihtsalt enesetunnet parandada, ehk siis sellised emotsiooniostud. Ja
Augusti sõnum siis teile on see, et lõpeta süüdlaste otsimine ja kuula, mida sina tegelikult vajad. Tegelikult üsna lihtne. Kuulake oma sisetunnet, eriti nüüd, kui läheb hullult kiireks. Nii, grupp number 2. Vaatame, mis teile kaardid näitavad. Ja lisage muidugi ka siia, et kuidas teile meeldib see kaartide värk. Ehk siis võtan kõigepealt inglikaartidest, ehk siis nende kohta informatsiooni saate siin allkirjelduses. Kodulehel veel infot ei ole, aga Maris Romm Fletcheri kaudu ma panen meiliaadressi siia, saate endale soetada. Ja mõtlen teie peale grupp number 2, kes on sündinud siis 2., 11., 20., 29. päeval. Jah, niimoodi vaatame teiega siit sellise asja. Tada! 0, 1, 1, 0. 0, 1 ja 10. Vaatame, kui hästi te näete. Väga hästi näete. Uskumuste süsteem. Mine selle poole, mida soovid. Unikaalsus, saatus, inspiratsioon, anded, kingitused ja tänulikkus. Sul on annet ja oskusi, mis aitavad sul rahva hulgas silma paista. Võta omaks see, mis teeb sind eriliseks. See on sinu tee eduni. Sinu unistused on peagi täitumas. Teate, teie grupp number 2, siis teil on nii hea intuitsioon, kui te vaid usaldaksite iseennast nagu päriselt. Kõik on võimalik. Nii. Võtame siis taraakadeemia.ee, siis rahatarod. Tuletan teile ka meelde, et seal on ka sooduskood numbrite keel. Ehk siis see pakk ja siis on veel üks pakk ja siis on kaardi, mis see siis oli, kalender. See komplekt siis seal on väga hea soodukas selle kohta. Siis ma vaatan siit sellest rahapakist teile. Tada! Mõtlen teie peale. Grupp number 2. Vaatame. Vaatan kaamera sisse, kui lausa sulle vaatan praegu sisse. Ja kommenteerige ka palun siis siia, mis tähendused teile ütlesid. Vaata, vägisi tahab siit üks kaart välja tulla. Ei, see on maak, see oli juba. Ei, me ei tee niimoodi. Mis asja? Ei, niimoodi me ei tee. Sest ma tean, et hopsti, näed, tuli välja. Sauade 5. See täitsa ise hüppas praegu vägisi välja. Nii, kaardista kõik rahalised lahtised otsad, poolikud projektid, ideed, segased suhted rahaga, vali neist üks ja vii lõpuni. Ees ootab võitlus rahalise positsiooni eest, näiteks konkurents turul. Ja siin on sellised märksõnad nagu rahaline konkurents, sisemine võitlus, hajutatud energia, rahakonflikt, võitlus positsiooni eest. Issand, kui hirmus. Ma väga loodan, et kõik asjad lahenevad. Ja kui sul ongi selline asi praegu aktiivne, siis ma ei tea, väga vabandan, lihtsalt see hüppas välja. Ja võtan siit riine.ee kaudu saab siis ka numbrite keele sooduskoodiga saab endale soetada sellise mõnusa kaardipaki. Väga vinged kaardid ja need on siis, Riine tegeleb vist konstellatsiooniga ja mis puudutab siis raha teemat vist kõige rohkem. Ma väga vabandan, kui ma nüüd Riine ütlesin midagi valesti. Kes on Riine toimetustega rohkem kursis, siis kommenteeri siia. Nii, ma võtan siit ühe kaardi täitsa suvalise ja koolituse saab siis tasuta minu meelest kaasa, kui sa paned selle. Ja teil tuli sellise punase taustaga selline kaart. Hopsti. Ja see siis viitab sellele, et lõpeta lause esimese sõnaga, mis tuleb. See on sinu alateadvuse hääl. Minu hetke finantsiline seis on mulle kasulik, sest. Said aru? Davai. Lähme edasi. Issand, kui huvitav, mulle nii meeldib see. Päriselt. Grupp number 3. Ja teie siis, kes te olete sündinud 3., 12., 21. ja 30. päeval. Ehk siis numeroloogiline aspekt siis selleks augustikuuks. Siis 3 energia seostub, õigemini kohe tuleb astroloogiline sissejuhatus. Ma olen kombineerinud mitmeid asju. Ehk siis 3 energia seostub Jupiteriga ning tahab pidevalt laieneda, õppida ja kogeda. Ja Saturn sunnib augustis 3 oma tähelepanu koondama.
ja vaatame siis numeroloogiliselt, mis see siis annab teile, et suhetes võid avastada, et annad liiga palju energiat teiste inimeste probleemidele. keegi võib pidevalt vajada sinu aega, nõu, raha või tähelepanu ja augustis tasub õppida piire seadma. teise inimese probleem ei pea automaatselt muutuma sinu probleemiks. ja tervises. kolmed kipuvad enda tervise vahel tahaplaanile jätma. kui tegeled päev läbi teiste inimeste vajadustega ning enda uni, toit ja puhkus jäävad viimaseks, annab keha sellest lõpuks märku. pane ennast samuti oma prioriteetide nimekirja ehk siis hoolitse iseenda eest. ja töösuhtes siis siin on kõige olulisem märksõna fookus. kui tegeled korraga 10 eri asjaga, mis on teile väga loomuomane, võib olla raske milleski tõeliselt tugevaks saada. ja August küsib, et mille poolest tahad, et sind tuntaks. vali põhisuund ja pane oma energia sinna. ja raha suhtes siis töö ja raha võivad areneda hästi, kui fookus püsib. samas võib tekkida soov kiiresti investeerida või proovida mõnda head skeemi. olge ettevaatlikud. väldi kiirustamist, kontrolli inimesi, lepinguid ja tingimusi. ja Augusti sõnum siis teile on see, et vähem hajumist, rohkem keskendumist. nüüd läheb küll väga huvitavaks, sellepärast et ma kohe tahan teada, mis kaardid ütlevad teile. sellepärast, et teate, kolmed, te olete hästi sellised seltskondlikud, te sulandute seltskonda ja te võite hästi sellises, nüüd ahvikiirus hakkab ka vaata pihta veel, on ju, siin tuli hobuse aastal, siis ärge tehke selliseid teate, eksprompt otsuseid, et olge hästi sellised teadlikud. ja vaatame, mis siis kaardid ütlevad. ja vaatame siis, mis kaardid teile ütlevad. nii, teile siis ka väike reklaam ehk siis inglite kaardid. vaatame enda pakis kõigepealt. ja grupp number 3. väga huvitav. ehk siis teile ka siis see info, kui te nüüd juhuslikult teisi eelnevaid gruppe ei kuulanud, siis ma panen kontaktid, kelle kaudu saab siis need tellida. Maris Romm-Fletcher ja tema on koostööpartner mul, kes on aidanud neid siis siin sättida ja teha ja kõiki muid asju. Teile siis selline kaart. täitsa huvitav, kõigil tulevad uued kaardid, väga hea. ehk siis, issand kui huvitav, 1, 2, 3, 4, vau. hea õnn, vaimsed teejuhid, progress, õiglus, süsteemid, protsessid, reeglid. sa oled õigel teel. keegi teiselt poolt toetab sind ja julgustab andma endast parimat. sa saavutad edu. ehk siis mäletad see, mis nüüd numeroloogiline prognoos oli see, et ole hästi tähelepanelik. ja jälgi oma ümbrust ja suhtle selgelt, ole kindel, et kõik läheb lõpuks paika oma õigesse kohta. suurepärane sõnum, ma ütleksin, nagu suurepärane bueno. nii, ja siis vaatame siit sinu rahamaailm ja seda saab soetada siis numbrite keele sooduskoodiga riine.ee ja Riine siis kõikidele, kes numbrite keele selle koodiga tellivad, siis on lubanud koolituse teha, kuidas neid kasutada. seepärast, et siin on siis, nagu te näete, värvilised kaardid ja nendel värvikoodidel on siis mingid omad tähendused. aga mina võtan siis siit, mõtlen teie peale. Need on väga huvitavad kaardid. Inglite kaardid on ka väga huvitavad. nii et kui kellelgi juba on need kaardid, siis ka kommenteerige, kuidas teie nendega töötate. mina võtan lihtsalt sõnumi grupile number 3 ja mõtlen teie peale. mõtleme siit. rohelised on hästi vinged. tegelikult kõik on vinged. tasakaal. kui eelmistes põlvkondades on raha saadud ebaausal teel, taastatakse tasakaal järgmistes põlvkondades raha või tervise kaudu. millises olukorras oled tundnud, et sinu elus tasakaalustatakse midagi, mis ei pruugi olla seotud sinu enda elulooga? Vau. väga põnev, väga põnev. ja siis veel üks kaardipakk. Taro Akadeemia kaudu. ehk siis jälle numbrite keel sooduskoodiga, seal on siis nii see pakk, kui on üks see teine pakk ja siis on kalender. ja seal on soodustus ülivinge, mingi 30 eurot minu meelest isegi oli. taroakadeemia.ee ja hästi huvitava tagapoolega nad on. teise poolega, siis ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öeldakse. Soome keeles ka ei tea. teistsugune pool. mulle meeldib see, et see on algajatele nagu hästi hea, siin on info kõik olemas.
esimest korda täitsa kasutan neid, nii et mõtlen teie peale grupp number 3 praegu. no vaatame. tahab 2 kaarti tulla. no ma võtan ühe. Hirmsasti tahtis 2 kaarti tulla. Viimse päeva kohus ehk siis see on kohus. Vaatad oma rahalist seisu uue pilguga. Aeg võtta vastutus, kuulata sisemist häält ja valida õige suund. Kaart märgib ka arvepidamist. Aeg anda hinnang oma rahalisele olukorrale ja teha muudatusi. Ja märksõnadeks on siis äratus ja selgus, rahalise elu ülevaatamine, tõetund, uus suund, vastutuse võtmine, sisemine kutse. Vot nii, ma loodan, et sellest oli mingisuguseid märksõnasid teile. Grupp number 4. Teie, kes te olete siis sündinud 4., 13., 22., 31. Ja neljadele siis võib august olla materiaalses mõttes üks tugevamaid kuid. Ja astroloogiliselt siis Saturni energia toetab 4 praktilist ja süsteemset olemust. Ja vaatame siis numeroloogiliselt, kuidas teil asjad on. Suhetes võib tekkida soov rohkem omaette olla, vajad tugevamaid piire ning sul võib olla vähem kannatust inimestega, kes neid ei austa. Mõne suhte puhul võib selguda, et teie teed enam ei ühti. Otak. Tervise suhtes hea aeg enda eest hoolitsemiseks. Võid hakata teadlikumalt tähelepanu pöörama nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Piiride seadmine suhetes võib samuti parandada enesetunnet. Ja töö on üks augusti tugevamaid valdkondi siis teil, grupp number 4. Võimalik on uus projekt, uus ametikoht, lisatöö või idee, millele tasub panustada. Võid tunda, et oled lõpuks õiges kohas või leidnud suuna, millel on tulevikku. Ja rahalised võimalused on väga head. Tulemus ei pruugi saabuda kohe augustis, kuid praegu tehtud samm võib hakata raha tooma lähikuudel. Kusjuures nii huvitav grupp number 4 võib tulla hästi palju uusi pakkumisi nüüd. Ja augusti sõnum teile on see, et ehita tugevamat materiaalset alust, kuid ära unusta oma piire. Vot nii. Ja teile siis samamoodi ma vaatan kaarte. Mul tuli praegu lihtsalt meelde, et ma unustasin näidata raamatut siis grupp number 3 ja vist 2 ka, aga ma näitan siis teile ka sellist asja, et Million Mindsetil on ka siis sooduskood numbrite keel –10%. Ma ise alles, ütleme mingi kuu aega tagasi lugesin seda raamatut ja see on üks väga vinge raamat. Kui sa tahad lugeda sellist raamatut, kus raha räägib sinuga jutustavas vormis, siis ma soovitan väga. Nagu mega vinge raamat. Nii, Million Mindsetis siis numbrite keel ja 10% alla. Nii, hakkame siis numbrite keele inglite numbritest rääkima, ehk siis kaardipakk näeb selline välja. Ja väga vinged sellised sõnumid. Kuidas neid siis kasutada? Neid võib võtta lihtsalt päeval, kas või päevasõnumina. Aga ma vaatan nüüd teile siis grupp number 4. Mida hopsti tahab? Ma võtan selle, sest see tahtis praegu välja hüpata. Mõtle, kas see oli juba või? Ei, ma ei taha niimoodi. Või tahan? No tuli praegu välja, okei, see oli juba minu meelest grupp number 1 ka. Ehk siis, kui oli? Ei olnud. 10-10. Ei ole olnud seda. Nii, kõik on sinu kätes. Mõõdukus, kannatlikkus, vool, selgus, rõõm, liikumine, eneseteadvus, tegutsemine, tingimusteta armastus. Teil oli just armastuse teema. Ja on aeg viia ellu ideed, mida oled kaua endas kandnud. Peagi kohtud õigete inimestega, olukordade ja võimalustega. Ja aja jooksul koged rõõmu ning sinu ette avanevad uued võimalused. Usalda protsessi. Vot see on nüüd hästi huvitav, seepärast grupp number 4 tihtipeale see usaldamine on võib-olla küsimärgi all, aga ma tean, et väga paljud teist on juba ärganud ja näevad natukene seda maailma teistmoodi. Nii, siis sinu rahamaailm ja tuletan ka teile meelde siis numbrite keele siis sooduskoodiga riine.ee saab endale soetada hästi vinged kaardid. Ja need on siis sellised sõnumiga. Mulle väga meeldivad, nad on hästi mõnusad käe all. On suht suured, aga väga mõnusad käe all. Vaatame, mis grupp number 4 teile sõnumit.
selline õiglus. See läheb teie grupiga eriti kokku, seepärast et te olete sellised hästi struktuursed ja süsteemsed ja teil on õiglus väga oluline. Raha kaotamine taastab õiglust. Millistes olukordades oled oma elus raha kaotanud ja mida see olukord tasakaalustas? Sest vaata, nii huvitav on alati peale mingit kaotust on mingi selgus. Ma räägin, vaata, nagu sinuga. Ja siin on siis rahatarot ja tema on ka siis mul koostööpartner selles suhtes, et numbrite keel sooduskoodiga siis taroakadeemia.ee kaudu saad siis 2 kaardipakki ja pluss kalendri endale soetada. Ja teate, see on nii huvitav, ma kunagi ammu ostsin selle komplekti, siis ei olnud kalendrit, Apollost ostsin ja mulle väga meeldivad need kaardid. Ma neid rahakaarte siis praegu kasutan täitsa esimest korda. Aga siin on nii mõnus selline algaja tarokaartide lugejale, siin on mõnusad spikrid. Hopsti, täiega praegu hüppas välja. Nüüd ma saan aru, mis tähendab siis kaartide kaudu siis ennustajatel, kuidas kaardid hüppavad välja. Täitsa pressis välja praegu. Vaat selline. Vaatame, mis see ütleb. Vaatad oma rahalist seisu uue pilguga, aeg võtta vastutus, kuulata sisemist häält ja valida õige suund. Kaart märgib ka arvepidamist, aeg anda hinnang oma rahalisele olukorrale, teha muudatusi. Viimse päeva kohus. Kohus oli juba kellelgi vist. Äratus ja selgus, rahalise elu ülevaatamine, tõetund, uus suund, vastutuse võtmine, sisemine kutse. Mul läheb kõik juba sassi, seepärast ma ei tea, kas kellelgi oli juba see kaart, aga okei. Kommenteerige siis teie ka siia, mis teil toimub, seepärast täna on juba 7. august. Kindlasti midagi tunnete. Ma tuletan meelde, et nüüd hakkas see tulise ahvikuu ja see siis kestab 7. augustist 7. septembrini. Grupp number 5, kes on sündinud siis 5., 14., 23. ja 5 energia seostub Merkuuriga. Kiire mõistus, liikumine, suhtlemine ja uued ideed. Ja Saturn võib tunduda sellele energiale esialgu tüütu pidurina. Kuid just aeglustumine võib tuua 5-le palju kasu. Vaatame siis numeroloogilist aspekti siis suhetes. Inimesed võivad tunduda tavapärasest aeglasemad ja see võib sind ärritada. Samuti võivad ellu tagasi tulla inimesed minevikust. Kui endine partner või vana tuttav ilmub uuesti välja, ära vaata olukorda ainult nostalgia kaudu. Küsi, miks see suhe omal ajal ei töötanud. Ja tervise suhtes siis närvisüsteem vajab rohkem rahu. 5-le võib sobida meditatsioon, hingamisharjutused, looduses liikumine või lihtsalt teadlik paus pidevas infovoost. Siis te 5-d olete loomu poolest niisamagi juba väga liikuvad. Ja töö on sellel kuul siis väga tugev valdkond ja sul võib tekkida võimalus arendada kõrvalprojekti, oma äri või tegevust, millega tahaksid tulevikus rohkem tegeleda. Ja kõige olulisem on õppida oma tähelepanu juhtima. Ära võtta liiga palju asju ette. Siis rahaga võib minna hästi, kui suudad aega ja energiat õigesti jaotada. Sinu ressurss pole ainult raha. Ressursid on ka kontaktid, teadmised, aeg ja tähelepanu. Ja augustis sõnum siis teile on see, et ära lase maailmal oma tähelepanu juhtida. Juhi seda ise. Vot selline lugu teiega ja vaatame siis, mis kaardid teile ütlevad. Tuletan ka teile meelde, nüüd ma olen tähelepanelik, ehk siis Million Mindset. Siis on koostööpartner, siis numbrite keel sooduskoodiga saab sealt 10% alla siis raamatutest. Arvatavasti mida rohkem võtad, seda soodsamaks tuleb. Ja see on siis üks raamat, mida ma nüüd paar kuud tagasi lugesin. Ja näppu ta praegu mulle hakkas. Ja see on väga lahe jutustavas vormis, siis raha räägib sinuga. Soovitan. See ei ole üldse selline, kuidas ma ütlen, nagu tuupimise raamat, seda on hästi kerge lugeda, hästi vahvasti mingis hetkes mõtled, issand, jaa, see oligi täpselt niimoodi ja nii edasi. Võt nii et numbrite keel. Siis inglite numbrid, ehk siis minu enda leiutis ja hästi muhe, hästi mõnusalt libedad, mõnusalt jooksevad. Mulle väga meeldivad. Ja neid siis saab tellida Maris Rom-Fletcheri kaudu, panen tema meiliaadressi siia video alla ja ma mõtlen teie peale siis grupp number 5. Vaatame, mis tahavad inglid teile öelda. Eriti lahe oleks, kui praegu tuleks mingi 555. See oli küll ühel grupil juba.
aga hoidke nüüd sõrmi ristis, vaatame, mitte ükski kaart praegu välja veel ei libise. nii head on. teate, miks? Sellepärast, et ta on nii mõnus, ta on nii mõnus käte all. tõesti, ma arvan, no ma pean vägisi võtma mingi kaardi nüüd, sorry. saate aru, mis kaart tuli või? mine metsa. nagu mega. ei no päriselt ka täitsa juhuslikult. 0505. Jess. järgmine grupp on 6, vaatame, kas äkki teil tuleb midagi sellist. see läheb küll metsikult lahedaks. mul on küünlad ka tegelikult siin arvuti taga. ma vaatasin praegu siia. tahate, ma näitan küünlaid või? kohe-kohe hakkan teile lugema. ma peangi vaatama, tegelikult äkki läheb tuliseks juba. näete, siin on küünlad mul. ongi tuline. head mõtlesin, head tahtsin teile näidata. kuum on. ma panen natukene mujale selle. nii. issand. on jah kuum. issand, kui head ma vaatasin. noh, ma näitan teile ka siis. Läksin eufooriasse praegu. Ehk siis ootamatu muutus, jumalik sekkumine, ärilised väljakutsed, armastus, meeldivad üllatused, sisetunne. ai. see oli siin kirjas. ma olen väga tundlik olnud, kui ma seda kaarti olen teinud. ja see number on õrn tõuge, et järgida seda, mis sind kõige rohkem huvitab. võimalik, et miski raputab su elu veidi, kuid lõpuks jõuad täpselt sinna, kuhu kuulud. olgu selleks kellegi kätte vahele, sinu unistuste tööle või isegi välismaale. vaata kui huvitav ja teil oli just see, et võivad siis vanad suhted tulla või mingisugused tuttavad anda endast märku. issand, ma tahaks teile nii näidata, kuidas üks koertest praegu, see noorem koer vaatab mind täitsa armunud minusse mina temasse. okei, siis järgmiseks siis sinu rahamaailm ja see on siis riine.ee kaudu. vaata, mul läks väga häguseks. riine.ee kaudu saab siis endale soetada selle kaardipaki ja sinna ka pange numbrite keel kindlasti märksõnaks. siis Riine ise isiklikult kogub seal grupi ja siis teeb koolituse. ja kusjuures see koolitus on mega vajalik sellele kaardipakile. ma olen ise läbinud selle. hästi huvitav on see. nii. grupp number 5, ei taha tulla, vaata. ma pean veel segama. päriselt ei tahtnud tulla, praegu täiega nagu takistas. nüüd ma saan aru, mida kaardilugejad teevad. okei, nüüd tuli üks. see oli selline. oskused. mõtle enda oskustele, mida sa oskad ja teed hästi. seda, mida oskad ja teed hästi, paku erinevates keskkondades. issand, kui hea sõnum teile. nii, ja järgmine, rahataro. ja selline algajatele, tarokaartide õppijatele, lugejatele, taroakadeemia.ee siis sooduskood jälle numbrite keel. ja seal on siis see kaardipakk ja siis üks teine kaardipakk ja siis on see kalender. see kalender on ka nii huvitav. mul ei ole seda kahjuks, aga ma saan selle. ja selles kalendris ma soovitan siis seda podcast'i vaadata. Taro Akadeemiast oli, ma praegu nime ei mäleta, aga väga hästi räägib sellest ja näitab ka seda kalendrit. seal on väiksed spikrid, igasugused muud asjad, mõnusat informatsiooni. ja vaatame siis grupp number 5. ma tahaks praegu lihtsalt see naerma, et ma mäletan, kui ma noor olin, siis noor, jah, siis oli minu meelest teate see mingisugune televiisorist tuli, kas oli 5 või 10 minutit seda informatsiooni müüdi mingisuguseid asju. tahab välja tulla praegu, okei, ma võtan selle. oih, tagurpidi ja õigetpidi, õiglus. selgus rahaasjades tuleb siis, kui oled aus nii enda kui teiste vastu. objektiivsus ja õiglane suhtumine loovad rahalist usaldust ja tasakaalu. hoia silm kuludel, tuludel, ole tähelepanelik lepingute ülevaatamisel. ja siis märksõnadeks on ausus rahaasjades, läbipaistvus, õiglased lepingud, finantsiline vastutus, selged otsused. võtak. väga hea, kusjuures sobib väga hästi grupp number 5-le millegipärast. ma ei hakka ütlema. kes teab, see teab. ja grupp number 6.
Nüüd lähme siis jälle astroloogia numeroloogilise pilgu läbi. Ehk siis, kes te olete sündinud 6., 15., 24. kuupäeval. Kuutele võib august olla väga tugev eneseteostuse kuu ja Saturni energia toetab neid ning annab võimaluse midagi olulist üles ehitada. Suhetes siis võivad asjad liikuda hästi, kuid oht on selles, et töö võtab kogu tähelepanu. Ma arvan, et väga paljud on nüüd puhkuselt naasnud tööle. Ära eelda, et hea suhe püsib ilma tähelepanuta lihtsalt seetõttu, et praegu probleeme ei ole. Ja tervise suhtes suurim risk on ületöötamine ja kuued siis teil võib augustis tunduda, et suudad tohutult palju ära teha ja see võibki tõsi olla. Aga kui töötad seni, kuni kukud õhtul jõuetult voodisse, on tasakaal kadunud, see on ka teile väga omane. Tööta ja puhka vaheldumisi, pane siis tähele. Ja töö suhtes siis väga tugev valdkond on siis teil, et see töövaldkond augustikuus. Võid leida uue töö, uue tegevussuuna, ärivõimaluse või lõpuks aru saada, millega päriselt tegeleda tahad. Ja hea võimalus vajab aga plaani. Ära jää lootma sellele, et edu tuleb iseenesest. Ja samas ka seda, et ärge väga lootke teiste inimeste peale, vaid iseenda peale. Ja ka raha võib liikuda heas suunas. Oluline on mitte raisata oma aega ja energiat teiste inimeste probleemide lahendamisele, mida te kiputegi tegema, eks ole. Ja kui keegi suudab oma ülesande ise lahendada, lase tal seda teha, ehk siis õppige ka delegeerima. Ja augusti sõnum siis teile on see, et võimalused on suured, kuid edu eeldab tasakaalu ja distsipliini. Väga lihtne. Nii, lähme vaatame siis siia butiiki. Meeldetuletus. Million Mindset on siis mu lemmikkoht, kus ma raamatuid ostan. Päriselt. Ja sooduskood siis Million Mindsetis on numbrite keel. Te saate siis –10% ja soovitan seda raamatut ka. Ei ole tellitud mul seda reklaamida, sest mulle väga meeldib see raamat. Nagu megalt. Hästi hea lugeda raha teemal. Nii, ja võtame teile siis sõnumi siit minu kaardipakist inglite numbrid. Issand, kaardid läksid hulluks. Grupp number 6, mis toimub? Kas teil on kõik hästi seal ikka või? Täiega praegu läks mässuks. Laiali läksid, saad sa aru? Ohoh, vaatasin küünad praegu. Ma olen üksi kodus ka veel. Ei ole, ei ole. Nii, et siis Riina, ei, mis Riina? Appikene, nüüd läheb täitsa sassi kõik asjad. Maris Romm Fletcheri kaudu saab siis neid endale soetada. Ma panen tema kontaktid siia kirjeldusse alla. Ma panen vist arvatavasti kõikide need, mida ma täna kasutan, siis numbrite keelt kasutage siis märksõnana. Ja välja arvatud siis see inglite kaartide pakk, siis see on väga hea hinnaga 18 eurot, nii et Marise kaudu saate tellida, sinna tuleb juurde veel postikulu. Kuna ta on siis Eesti pool, siis esindab seda. Ja grupp number 6, vaatame, mis teile tuli. 0550. Intuitsioon, inspireeritud tegutsemine, ilu, kunst, sotsialiseerumine, potentsiaal ja romantika. Issand, kui hästi teile see sobib. See on täpselt teie number. Ei ole teie number, teie iseloomustus siis. Mine värske õhu kätte või kutsu sõbrad kokku. Vaata enda ümber. Looduslikku ilu on kõikjal. Mida avastada? Täna on vist reede ka, eks ju? Ja peagi võid sattuda põnevasse uude projekti või minna kohtingule. Kasuta oma karismat kõikjal. Jaga oma võlu vabalt. Ja siis vaatame siit kaardipakist. Ja riine.ee kaudu siis numbrite keel sooduskoodiga saab soetada endale selle paki ja see on hästi huvitav. Kõik on hästi huvitavad, eks ju. Aga siin on selliseid mõnusaid sõnumeid rahaasjades ja riine.ee lehe peal siis see sooduskood tegelikult, see numbrite keel, see ei tee küll hinnast alla, aga teil on võimalus siis saada tasuta koolitus Riine kaudu. Riine kogub mingi pundi kokku ja siis teeb selle sooduskoodi, kes on sinna pannud selle soodusriba peale, siis te saate tasuta selle koolituse ja seda tasub võtta, see on väga huvitav.
ja grupp number 6 teie peale mõeldes praegu võtan ühe kaardi. Väga head on käe all need kaardid. Ja näed, ei taha tulla teile, üks tuli. Selline kaart. Lõpeta lause esimese sõnaga, mis tuleb. See on sinu alateadvuse hääl. Rikkad inimesed on. 3 punkti. Ja Rahataro. taroakadeemia.ee sooduskoodiga saate siis selle paki, siis pluss lisaks teise paki ja siis kalendri. Ja see sooduskood on siis numbrite keel ja see on väga hea soodustus, tuleb sealt siis selle 3 asja eest, kasutage ära. Ja mõtlen siis teie peale. Need on siis rahakaardid sellised väga vinged. Ja väga head, mugavad on käe all. Nii. Issand, mingi pakk kukkus ka maha jälle. Täitsa pekkis, mis siin toimub? Energiad praegu möllavad. Mõõkade 7. Ma võtan ühe paki siit ülesse. See kukkus päris hästi praegu neid. Ma ei saa, kõiki ma küll siia teile ei anna. Ühest piisab. Nii, kas pead midagi raha ja töö valdkonnas varjama? Raha, mis tuli läbi tagaukse, hiilib sageli sama vaikselt ka välja. Kas petad teisi või petad ennast ja ei taha midagi olulist endale tunnistada? Märksõnad. Varjatud kavatsused, skeemitamine, salatsemine ja susserdamine. Usaldamatuse energia. Ebaaus kasu. Vot, pane siis tähele. Nii, läheme edasi. Grupp number 7. Vau, minu lemmik. Nii, teie, kes olete siis sündinud 7., 16., 25., olenemata siis kuust ja aastast. Siis 7. annab siis august palju energiat ja siis astroloogiliselt Saturni mõju võib aidata koguda ennast kokku ja lõpuks tegutsema hakata. Ehk siis, kes on pikalt venitanud kummi arvatavasti, aga no see on ainult sünnipäeva kohta, siis vaata selle grupi kohta. Ja suhted, siin on korraga nii võimalus kui ka oht. Suur energiahulk võib muuta sind otsekohesemaks ja konfliktsemaks. Kui suhtes on kaua olnud lahendamata küsimusi, võivad need nüüd pinnale tõusta. Kui suhe on oluline, räägi probleemidest teadlikult. Otse. Kui see on aga sisuliselt ammu lõppenud, võib august aidata seda lõpuks tunnistada. Ehk siis see, mis lõpp on lõpp. Tervise suhtes siis energiat võib olla palju. Liikumine, treening, aktiivsus sobivad hästi, sest aitavad liigset sisemist pinget konstruktiivselt väljendada. Ja töö suhtes väga hea aeg tegutsemiseks. Te kindlasti olete juba tundnud ka seda. Ja võib tekkida siis tunne, et asju saab lihtsalt ära teha. Sellist liigset sagimist on vähem. Ja kasuta sellist seda hoogu nüüd enda kasuks. Sul on hästi palju inspiratsiooni peale hakkamist. Ja raha suhtes siis tööalane aktiivsus võib toetada ka rahalist olukorda. Ja tulemused tulevad eelkõige tegutsemisest, mitte ootamisest. Ja augusti sõnum siis 7. on see, et suuna suur energia loomisse, mitte konfliktidesse. Ja samas on see, et üleüldse kõikidele gruppidele, kui tundub nüüd niimoodi, et tahaks nagu hullult streikida või vaielda, siis lihtsalt tehke trenni, minge kõndima kuhugi. See on üleüldine informatsioon. Nii, grupp number 7. Teile ka. Million Mindset. Teile peaks meeldima lugemine. Ma ei tea, kui hästi teil see meeldib. Aga minu lemmikraamat nüüd paar kuud tagasi lugesin selle läbi, nagu mega hea. Jutustavas vormis siis raha räägib sinuga. Ja Million Mindsetis siis numbrite keele, kui te panete sinna sooduskoodi koha peale, siis te saate -10%. Siis võtame teile ka sõnumid. Võtame kõigepealt minu inglikaardipakist. Seepärast, et ma ise mõtlesin nad välja. Grupp number 7. Vaatame, mis inglikesed ütlevad meile siis, mulle ka. Õues läheb hämaraks juba. Ma ei tea, kas teil oli vaja seda infot teada. Grupp number 7. Vaatame. Hullult hakkas praegu üks kaart näppu. Mis asja?
vaadake, mis number. issand, kui huvitav. piiritu potentsiaal. No plahvatab, ma arvan, see kuu raudselt. Taaskäivitus, lõõgastus, tundmatu alistumine, finišijoon, edu, võit. See on meeldetuletus, et kõike on võimalik saavutada. Kui suudad seda unistada, on sul ka võimalus see teoks teha. Kui miski kuulub kellelegi teisele, on see siiski ka sinule võimalik. Püüa jääda rahulikuks. See, mis on sulle mõeldud, ei lähe sinust mööda. Lase pingetest lahti. Lõdvest. Relax. Issand, kui hea. Nagu mega hea kaardipakk. Aitäh, Merik, et välja mõtlesid. Aitäh. Täiega eufoorias praegu. Nii, võtame siit koostööpartnerite kaardipakist ehk siis sinu rahamaailm, riine.ee. Ja kui paned numbrite keel sinna sooduskoodi kohale, siis Riine teeb koolituse, kogub grupi kokku, annab siis kõikidele sooduskoodi tellijate, kasutajatele siis võimaluse koolitada ennast nende kaardipakkidega ja soovitan seda väga soojalt. Ma olen ise saanud selle, aga praegu ma ei tee nii, nagu koolitusel oli. Praegu ma lihtsalt võtan grupp number 7 siit kaardipakist ühe kaardi. Mõtlen teie peale. Siin on üks kuldne kaart ka, ma ei tea, täna pole kellelegi see tulnud. Täna meile ka ei tulnud kahjuks. Nii, selline kaart. Väljajätmine. Raha saab tulla, kui igale peresüsteemi kuuluvale on antud tema koht. Kes sulle meenuvad, kui küsid? Kellel sinu peresüsteemis ei ole veel oma kohta? Kellele neist oled valmis täna selle koha andma? See on küll mõtlemise koht. Kes sulle meenuvad, kui küsid? Kellel sinu peresüsteemis ei ole veel oma kohta? Kellele neist oled valmis täna selle koha andma? Mis on huvitav? Ma ei mõtle, ma peaks pausile panema. Okei. Täna ma sain teate sellisest, ma tahan lihtsalt sellepärast nüüd rääkida seda, et on grupp number 7, siis ma olen varjupaik.ee vist või loomade varjupaik, ma täpselt ei mäleta seda, aga ma olen nii mitmeid aastaid seal siis olnud selline oota, kuidas see on, püsimaksete nii iga kuu, otsekorraldusega, vist niimoodi öeldakse, eks ju. Siis täna tuli selline nii armas kiri. Kui sa oled ka uudiskirja tellija, siis leiti seal üks punt kasse. Ma olen ise rohkem koera armastaja, aga kassid on nii nunnud. Mul on kasse ka olnud kunagi ja siis tegin ka ühe suurema rahasumma sinna toetuseks. See jälle ei ole tellitud, aga ma kutsun teid kõiki üles ka aitama loomakesi. Ja ma tean, väga paljud teevad teist juba seda ja ma tean ka seda, et väga paljud võtavad varjupaigast koeri, kasse ja suurepärane, et te teete seda. Et võib-olla saite ka sellise uudiskirja, et hüppake ka sinna kampa ja aitame neid kassikesi. Mina tegin, mõeldes neile. Et mis sest, et mul läheb otsekorraldusega iga kuu sealt üks summa maha, siis ma tegin ka investeeringu sinna. Et kui vähegi võimalik, siis käige toetage. Ma ei tea, miks ma tõsiseks jäin, seepärast, et natukene oli pilti seal ka juures ja nii kurb oli. Okei, lähme lõbusate asjade juurde. Ju siis ma pidin seda teile praegu jagama. See ei ole üldse tellitud värk, lihtsalt ma olen selline väga südamlik. Nii, rahatarod ja siis taroakadeemia.ee. Nende kaudu siis saab soetada ka numbrite keele koodiga selle paki ja siis teise paki ja siis seal on ka kalender selline. Ja nüüd ma võtan grupp number 7 meile ühe kaardipaki, ühe kaardi. Ma olen väga erutatud, seepärast, et ma räägingi natuke mingi pudrukeelt, seepärast, et ma ikkagi kuulun ka siia gruppi. Ja mul on väga palju tuttavaid lähedasi, kes ka siia gruppi kuuluvad. Võtame ühe, näed, üks ta täiesti lihtsalt siit niimoodi surub ennast välja. Sauatäss, vau! No eriti kõva ju. Kasuta sisemistuld, mis kiirelt süttis, sest võimalused ja raha ei oota, vaid vajavad julget tegutsemist. Lihtsalt alusta ja lase ideel lahti rulluda. Hea aeg alustada millegi uuega töövaldkonnas. Ma tean.
täna just hakkasin ühte asja tegema. Ehk siis, okei, ma räägin selle lõpus, vot, küsige siis, et ma ei unustaks. täna, ma pärast räägin teile lõpus. ja märksõnad on siis uus tulus idee, sütitav inspiratsioon, uus võimalus, loovus, sissetulekus, riskialdis alustamine. okei, ma vist tegelikult juba rääkisin ka sissejuhatuses, et üks kaardipakk, uus kaardipakk tuleb siis numbrite keele brändi alt. vot, minge kuulake sealt eestotsast. vot sellised sõnumid siis meile. Grupp number 7, ma räägin seepärast meie, et ma kuulun ka sinna. nii, grupp number 8, teie, kes te olete sündinud 8., 17., 26. kuupäeval ja august on küll 8 energiaga kuu, kuid see ei tähenda, et kõik 8 jaoks automaatselt lihtne oleks. pigem on tegemist tugeva tulemuste kuuga ja suhetes võivad varasemad probleemid väga selgelt nähtavale tulla. võid märgata, et sinu ja partneri vahel pole enam piisavalt ühendust ja 8 oht on reageerida liiga järsku ja liigse jäikuse, kontrollimise või survestamisega. ja kui tahad suhet säilitada, on vaja vähem võimuvõitlust ja rohkem kuulamist. selleks ongi antud inimesele 2 kõrva, 1 suu. ja tervise suhtes siis keha võib näidata varasemate valikute tagajärgi. kui tervis on kaua olnud teisejärguline, võib nüüd olla aeg sellega päriselt tegeleda. ja töö ja eneseteostus võivad olla väga tugevad, tekivad ideed, võimalused ja soov edasi liikuda. ja 8 on töö sageli oluline identiteedi osa ning august võimendab seda veelgi. ja rahavaldkond võib olla teil väga edukas ja soodne. ja materiaalsetes küsimustes on sul võimalik häid tulemusi saavutada, kui tegutsed süstemaatiliselt. samas ära lase töö ja rahavookusel täielikult suhteid ning tervist välja tõrjuda, ehk siis te olete sellised tüübid, kes võtavad hästi palju enda kanda. et mäletage siis puhata ka. ja augusti sõnum 8 on see, et edu ühes valdkonnas ei korva hoolimatust teises valdkonnas. Võtak. kui sul on mitu business'it seal korraga lahti või mitu töökohta, siis lihtsalt see, et sa mäleta, et sa pead taastuma ka vahepeal. nii, grupp number 8. Teile ka siis selline lugu, et Million Mindsetis on siis sooduskood numbrite keel. ja see on üks raamat siis, mida ma soovitan teil lugeda, võib-olla keegi teist on ka lugenud. et siis ka kommenteerige, hästi hea raamat, raha räägib sinuga hästi lihtsas keeles, hästi arusaadavas keeles. aga Million Mindsetis siis ka, kui te tellite raamatuid, siis numbrite keel sooduskoodiga. ja siis täna koostööpartnerite kaarte siis vaatan ka teile, aga alustan siis oma kaardipakist ehk siis inglite numbrid. kaardipakk näeb ise siis selline välja, hästi mõnusad kaardid libisevad nagu ülihästi ja grupp number 8 ja neid saab siis tellida Maris Romm Fletcheri kaudu, ma panen tema kontaktid, tema siis Eestis esindab mind. selles suhtes kaarte saab tema kaudu. grupp number 8, vaatame, mis sõnum tuleb. oleks mega vinge, kui teil tuleks midagi 8-ga seotud või 17 näiteks või 26. mõtleme teie peale praegu. Need on väga head numbrid. kõik numbrid on head tegelikult. oi, ma tahan nii hullult teada, nii hästi libisevad need. Tšah. mis kaart tuli? 13. see ei ole üldse paha number. ei olegi pahasid numbrid pole olemas. Värske algus, julgustus, eesmärgid, loomingulised ettevõtmised, suhtlus. astuge oma mugavustsoonist välja. sa oled loomas midagi tähenduslikku. kõik sinu oskused ja anded toovad sulle soodsaid tulemusi. ehita üles oma enesekindlus ja usalda oma otsuseid. ma arvan, et teil tuleb see väga hästi välja. aga on ka kindlasti teie seas teatud inimesi, kes võib-olla sõltuvad teiste inimeste arvamustest. aga jääge endale kindlaks. nii, siis koostööpartner siis Sinu Rahamaailm, riine.ee kaudu saate endale seda soetada ja see sooduskood siis numbrite keel annab teile võimaluse saada koolituse tasuta. siis see ongi boonus.
ja ma isegi ei tea, mis selle väärtus on, aga kindlasti soovitan teil võtta, siis kirjutada see sinna, kui te nüüd soovite ka seda. hopsti, näed, välja tuli, väga hea kaart, täiega lihtsalt hüppas praegu välja. ja kaardid on hästi mõnusad, huvitavad, siin on sellised märksõnad ja vaatame, mis teile välja hüppas. selline kaart on õigetpidi, on. lõpeta lause esimese sõnaga, mis tuleb, see on sinu alateadvuse hääl ja minu sissetulek on 3 punkti. ja pane, mis sulle esimesena välja pähe tuleb. nii, järgmine on siis rahatarod ja taroakadeemia.ee. soovitan soojad, siis sealt saab numbrite keele, kui panete sisse, sealt te saate selle paki, siis ühe teise paki ja siis ühe kalendri, selline kombo ja soodustus on ülimega, nagu 30 eurot, kui mitte rohkem. ja see on siis algajatele mõeldud selline kaardipakikene. ongi midagi tagurpidi siin, noh, pole midagi. ja, need on need, mis enne välja kukkusid, vaata. kurja. no nii, davai, paneme õigetpidi. sest need on algajatele mõeldud, nüüd ma hakkan mõtlema grupp number 8 peale. ja, käed hakkavad värisema kohe, saate aru, jah? ei tahtnud sisse minna see kaart. vaatame, mis siit tuleb. teate, mulle täitsa meeldib. ma ei tea, kas sulle ka meeldib see, kui vaadata neid märksõnasid kaartide abil, nii et kommenteeri siia, kuidas sulle tundub. mulle täiega meeldib praegu. kogu aeg on meeldinud tegelikult, tarokaarte ma enne lugesin ka, mulle väga meeldis. Põmm. mõõkade kuus, et edasi liikuda, tuleb midagi maha jätta, vana kaose külge klammerdumine ei loo uusi alguseid, lõpeta võitlemine, see annab ruumi uuele energiale, oled liikumas stabiilsema elufaasi suunas, ära kiirusta. ja märksõnad on siis suunavahetus, vaikne lahkumine, suunavahetus, vaikne lahkumine, selginemine ja rahunemine, ajutine taandumine. vot nii. aitäh teile, grupp number 8 ja vaatame siis edasi. ja grupp number 9, aitäh, et olete nii kaua oodanud. ma väga loodan, et keegi paneb need ajad siia. ma ei tea jälle, kuidas selle asja nimi oli, aga et kus siis leida. aitäh, aidakem 11. ja teie, kes te olete sündinud siis 9., 18., 27. päeval, siis 9 energia seostub siis Marsiga ning on loomulik, kiire, jõuline ja aktiivne energia. ja august võib 9-tele tuua siis vajaduse lõpetada vanu pooleliolevaid asju või toiminguid. vaatame siis numeroloogiliselt, siis suhete suhtes on nii, et minevikus tehtud valikud võivad nüüd nähtavale tulla. kui oled liiga kaua halba olukorda talunud, vale inimesega suhtes püsinud või probleeme edasi lükanud, võib august sundida neile otsa vaatama. ära püüa kõike ühe päevaga parandada. vali kõige olulisem probleem ja alusta sellest. tervis, magamata ööd, pidev pingutamine ja enda vajaduste eiramine võivad ennast tunda anda. august sobib hästi elurütmi korrastamiseks. mul on selline tunne, et te võtate hästi palju vastutust sellel kuul, et pange hästi tähele siis seda, kuidas te oma tööd ja puhkust reguleerite. ja töö suhtes siis kõige tähtsam on pooleliolevad asjad lõpetada, mis on teile väga omane, on ju. ja september võib 9-tele tuua palju rohkem liikumist, muutusi ning siis ei pruugi vanade probleemidega tegelemiseks enam aega olla. ja raha suhtes, et raha ei pruugi olla augustis kõige keerulisem teema, ehk siis seda peaks teil piisama ja väga hästigi. pigem tasub kasutada olemasolevat stabiilsust selleks, et teistes valdkondades korda luua. ehk siis augusti sõnum teile on siis see, et korista vanad sabad ära enne, kui uus tempo peale tuleb. ehk siis teil on kombeks ka võtta hästi palju erinevaid asju peale ja mitu asja korraga. nii, nüüd lähme siis ka teie kaardivalikute poole. siis teile ka enne veel, kui kaardide juurde lähen, siis Million Mindset. siis nendel on numbrite keel märksõnaga siis sooduskood –10% ja noh, ma näidan siin seda raamatut, mida ma hullult soovitan, kui vähegi soovite kuulata, mida rahal on teile öelda. see ei ole tellitud reklaam, see on lihtsalt üks raamat, mis ma paar kuud tagasi läbi lugesin ja ma pole kunagi nagu nii mõnusat ja pehmet raamatut
mõtte selle, kuidas ma ütlen, teksti mõttes lugenud, kus raha räägib sinuga. ja ma võtan siis selle minu loodud inglite numbrite kaardipakist. Võtan teile sõnumi grupp number 9 ja need hästi kihvtid väiksed kaardid. Mega mugavad käes, nagu mega mugavad, nii mõnusalt libisevad. Ma armastan neid. Ja, grupp number, kas ma ütlesin grupp number 6 vahepeal või? Mul tundub, et ma ütlesin niimoodi, grupp number 9. Grupp number 9, võtame teile. 9 on ju tagurpidi 6. Apa, vaata, niimoodi tahab tulla. Siin on 3 tükki, ma ei võta. Teeme uue katse. Ja võtame siit siis. Teed kusjuures siit kaardipakist eriti nagu välja ei hüppa. Oi, teile tuli väga tõsine kaart. 0440. Sisetunne, intuitsioon, reetmine, pessimism, suhted, väärtus, arusaam, suurenenud tajumine, armastus. Järgi oma sisetunnet. See on enamat kui lihtsalt tunne. Te olete üldse hästi intuitiivsed ka. Ole inimestega aus ja keskendu tähenduslikele suhetele. Pea meeles, et ka sina pead tooma väärtust suhtesse. See oli küll hästi öeldud. Teate, grupp number 9, te olete ju miinuspoolest suht sõjakad. Ja kohtle teisi austusega, sest muidu pöördub karma sinu vastu. 3 on juba liiast. Ehk siis siin on mõeldud seda. No mõtle ise, mida 3 all nüüd mõelda. Ma tean küll, mida ma siin mõtlesin, kui ma selle panin, aga las ta olla. Ma ei ütle kõik ette ära, mõelge ise. Ju siis keegi ei vaja seda sõnumit teie seast. Ma arvan, keegi vajas seda. Okei. Siis selline sinu rahamaailm. Riine.ee. Hästi huvitavad kaardid. Ja siis sealt, kui te panete numbrite keele märksõnaks sinna sooduskoodi ribale, siis te saate Riine kaudu sellise koolituse, milles ta siis räägib teile täpsemalt nende kaartide kasutamisest ja seda, kusjuures saavad kasutada enamus inimesed, kes tegelevad inimestega. Need on konstellatsiooni põhimõttel üles ehitatud, minu meelest, kui ma ei eksi, ma võin nüüd täiesti puusse panna. Aga need on mõnusad märksõnad, ma olen ise nendega tööd teinud ja koolituse saanud Riine kaudu. Ja ma mõtlen teie peale grupp number 9 praegu. Vaatame, mis sõnum siit tuleb. Soovitan soojalt, eriti teie, kes te näiteks ka kaarte loete, inimestega tegelete ja nii edasi. Vaatame, mis sõnum teile tuleb. Tänulikkus. Kõige tugevam valuuta on tänulikkus kõige eest, mis on olnud ja toimunud. Kas koged tänulikkust selle eest, mis sinu elus on aset leidnud või on minevikus midagi lõpetamata? Mille või kellega oled valmis täna lõpetama pooleli oleva ja ütlema aitäh? Ja ma tean mõndasid, kellel on see küsimus väga aktuaalne. Grupp number 9. Nii, ja siis teile ka rahatarod ja taroakadeemia.ee. Selle kaudu, kui panete numbrite keel, siis saate selle paki, siis selle teise paki. Seal on tarokaartide õppekaardid ja siis pluss ka kalender. Aga kalender on siis selline kalender, et vaata, kui sa võtad selle hommikuse ühe kaardi, kellel on see siis harjumuseks tulnud, siis saad selle üles endale panna sinna kalendrisse ja seal kalendris on ka hästi huvitavat infot veel erinevate asjade kohta. Soovitab vaadata, kes nüüd on siin kiirem käpp, siis pange see podcast sinna kommentaaridesse, kus mul käis Taro Akadeemiast üks vahva naine, kes siis räägib sellest kõigest täpsemalt. Nüüd ma võtan siit kaardipakist siis grupp number 9 kaardi. Natuke streigivad, ei ole nii hästi sisse töötatud. Nii. Vaatame siit teile selle kaardi. Müntide rüütel. Oi kui vinge. Loo endale üks rutiin, mis hoiab raha liikumises, olgu see igakuine säästmine, investeering või eelarve. Või siis eelarve koostamine. Väikesed sammud loovad pikaajalise stabiilsuse. Ära alahinda aeglast tempot. 9 on nii kiired aeg-ajalt, ma arvan, see on täpselt teile. Ja märksõnad on siis järjekindlus,
väga hea märksõna teile. Püsivus, stabiilne kasv, töö ja distsipliin. Rahulik tempo, usaldusväärsus. Vot sellised värgid. Ja me vaatame siis koos veel selle kokkuvõtte ka ära, mis ma teile siia üles olen teinud, on see. Üldine sõnum on see teile, et august ei jaga inimesi lihtsalt õnnelikeks ja õnnetuteks. Mõnel inimesel avanevad uksed kiiremini, mõnele antakse võimalus midagi üles ehitada, mõnele näidatakse väga selgelt, mida enam edasi kanda ei saa. Sest nüüd läheb väga kiireks, kiiresti on vaja tegutseda. Positiivne märk ei tähenda, et midagi võiks tegemata jätta. Ja keeruline märk ei tähenda, et midagi halba peaks juhtuma. Ja keeruline valdkond võib olla just see koht, kus avaneb kõige suurem võimalus midagi muuta. Ja augusti võtmesõnad on siis sellised: kiirus, paindlikkus, fookus, ausus ja tegutsemine. Ja kui vana tee töötab, liigu edasi. Kui vana tee enam ei tööta, ära jää sellele ainult sellepärast, et see on tuttav. Kui elu avab uue ukse, märka seda. Praegu on üldse hästi palju märke õhus. Ja kui mõni probleem muutub väga nähtavaks, ära vaata sellest mööda. Ja kui tunned, et mingi osa sinu elust on oma aja ära elanud, võib just 2026 aasta august olla kuu, mil julged lõpuks valida uue suuna. Vot tak. Tuli hästi huvitav minu meelest täna. Eks te kommenteerige, kui huvitav teil oli. Mul oli väga mõnus vinge action-päksen kogu see süsteem. Ja kusjuures ma praegu mõtlesin sellise asja välja, et kui sul on mingi toode, mida ma saaksin ka siin oma kanalil ära kasutada oma töös näiteks, ma arvan, et ma tulen neid asju edasi kasutama. Mulle väga meeldivad, väga meeldis täna niimoodi videot teha. Siis anna mulle teada, kirjuta numbritekeel@gmail.com, et sa tahad teha minuga koostööd. Ja võib-olla soovid, et sinu sooduskood, et jah, sinu lehel sooduskoodi ribal oleks ka numbrite keel näiteks. Kirjuta koostöö või mingi selline märksõnaga ja nii lihtsalt ongi. Vot. Ja kommenteerige siia, kuidas teile tundus, kas meeldis selline formaat, seepärast mina ka siin kogu aeg nuputan ja mõtlen, kuidas teha ühtepidi ja teistpidi. Nii et vaatame, kuidas me siis, aga teile kõigile ma soovin edukat ja sellist isegi võib-olla aeg-ajalt ka sellist võib-olla oma aja leidmist siin augustikuus, sest nüüd läheb kiireks. Te kindlasti mõned juba tajusite seda, et väga kiireks läks, nii et olge jalad maas ja maandage ennast aeg-ajalt. Praegu veel saab väga edukalt palju elu kõndida, nii et tehke seda. Ja usaldage seda oma sisetunnet, see on kõige olulisem. Praegu tuleb väga-väga kõvasti seda ainult usaldada. Vot, tšau, Merike numbrite keel. Ja muidugi see ka, et kui oled pikalt mõelnud, et tahaksid teada, mis numbrid sinust räägivad, siis numbrid ei ole ennustamine. Kõik see kaardid, mis mul siin täna kasutuses olid, need ainult annavad juurde suuna ja kinnituse mingis mõttes, aga numbrid ei valeta. Lihtsalt ei valeta. Vot nii. Nii ongi. Tšau, kakao.